Euroopas on umbes 45 riiki ja umbes 450 miljonit inimest ja need inimesed tulid kõik kokku ja valisid Euroopa selle kontingendi parima burgeri. Ja siis nad otse loomulikult pidid maitsma tuhandeid ja tuhandeid burgereid ja lõpuks nad tegidki oma valikud. Valisid top 5 ja selles top 5 4. koha sai VLND burger. Läbikukkumine, mis muud? Me tahame jõuda vähemalt poodiumile ja meil on väga lennukad ideed, nii et läheme pakume need välja. Päästame meie täbist. Tere, Nils! Tere! Mida kõige rohkem igapäevaselt teed? Butterboy on meil see uus burger, seda läheb päris palju. Mis see 4. koha burger oli? Ei olnudki konkreetne burger, oli pigem see kogu kontseptsioon. Ma kujutan ette, päris valus oli, kui te ühel hetkel lugesite ja nägite, et ei olegi 3., vaid 4. Nojah, 4. koht on see esimene poodiumilt väljas. Minu kogenud pilk ütleb kohe ära, et siin on üks burger ilmselgelt puudu. Võib-olla on 2 puudu isegi. Igal juhul lähme kööki ja muudame maailma. Lähme. Esmalt me tahaksime lihtsalt näha, kuidas sina tööd teed. Võib-olla me saame isegi sulle mõned nõuanded anda. Ja, võtame selle Butterboy ette. Ma võtan siit selle saia. Kuklid tulevad meil muide Viljandist. Mulgipagar teeb need meile. Butterboy põhikomponent või. See on meil Liivimaa lihaveise liha. Ise käisime seal tehases kohal, töötasime välja. Täpselt meie soovide järgi on see siis tehtud. Kusjuures, nii kui sa selle sahtli lahti tegid, ma nägin kohe ära, et see on Liivimaa lihaveis. Maitsestame siin soolapipraga. Ja seda pipart läheb mõnusalt. Pipart mõnusalt, jah. Nii, ma nüüd võtan selle alumise saia, panen siia pisut majoneesi, valge sibul, paneme juustu peale ja siis siia läheb selline peekonipuru ka peale. Ai, nüüd me räägime. Nüüd me räägime. Ja siis paneme kukli peale. Ops, pisut küpseb, juust sulab ära. Tõstame ta siia peale ja ongi kõik, et lihtsuses peitub võlu. Palju ei ole vaja. Aga samas vaata, liiga lihtsne ei saa ka olla. Muidu lihtsalt ei pääse poodiumile. Selline see nüüd on. Butterboy, eks ole. Me küll vaatasime siin hoolega, et kas saaks muuta, aga peale vaadates mul tundub küll, et see on juba päris perfektne, mis nad on teinud. Kuidas maitseb? Kas see on sibul või on lihtsalt nagu nii hea? No hea maitsevad. Ta on toodud maitsevad, ta on mahlane. Ta on väga palju erinevaid maitseid. Sibul annab sellise värskuse. See nauding iga sampsust, sõbrad. Aga Nils, ega me seda burgerit ei tulnud muutma? Siin ei ole mitte midagi muuta. Kõik, mis ma üldse kunagi elus Viljandis olen teinud, tuli meelde mulle praegu. Viljandi õhtult alustad kiriku juurest, pärast lähed tipp alla järve äärde. Hüppad sealt tornist vette. Tipp ümber teatri kõnnid ja tipp üles tagasi. Kus on ikkagi 4? Me peame menüüd täiendama. See on tegelikult kaugele näha, kogenud silmale, et siin on 2 burgerit, mille juurde lisamine annab teile täiesti uue käigu. No aga vaatame, mis te suudate. Teil on juba käes kõik kliendid, kes on suured burgerisõbrad. Aga keda teil ei ole? Neid, kes ei ole nii väga burgerisõbrad. Me teeme nagu sellise poolburgeri. Ma võtan siit ühe saia. Pane siis see alumine siia. Vahele läheb ikkagi liha. Siit võta üks pall, paned niimoodi otse peale ja lükkad päris kõvasti. Üsna kõvasti pead suruma, jah. Siis siit saad soolapipart. Nägin, et pipart sa panid ikkagi nagu armastusega. Nüüd ootame pisut. Sa võid vaadata võib-olla nii kaua siia poole. Mõelda juba, mis sa sinna vahele tahad panna. Peame arvestama sellega, et kõik inimesed maailmas ei söö sibulat ja üks neist on siin. Ainult üks inimene maailmas ei söö sibulat, et see on Piret Laos. Kutsun üles kõiki mitte sibulasööjaid endast märku andma. Ma tean, teid on veel. Nii, ma arvan, võime selle saia võtta, pane siis kaste alla. Nii, kaste läheb alla. Paprika majonees. Mitte sibulasööja tahab seda tekstuuri ikka. Nii, et ma panen seda kapsakest natukene ja ma panen siia näiteks seda. Ma arvan, nüüd on aeg pipp ümber keerata. Siit saad juustu. Siit ta tuleb. Saab. Nii, kaunistuseks. Üks tomat. Ja, üks tomat ja me isegi panen. Tomatile peaks alati soolapipart panema. Palun väga. Mitte nii suure burgeri sõbra burger. Topelt juustu, topelt tomatiga. Armastusega tehtud ja sibulat siit vahelt ei leia. Jüri, sinu kord. Ma saan aru, et Piret on teinud midagi juba valmis. Midagi ta tegi, jah. Nüüd tuleb teha midagi, mida päriselt inimesed süüa tahavad. Kus on vegepihv? Ise toodame neid Viljandis. Palun. Selle paneme siia grilli peale tegelikult. Oled sa kindel, sellepärast, et siin grilli peal võib-olla tuleb ta veel paremgi. Special vegan grill, et liha ja vegan ei puutuks kokku. See ongi see teie suur viga. Te arvate, et te peate need asjad lahus hoidma. Mina ütlen teile, on aeg 2 maailma paremad osad omavahel kokku viia. Nii, nüüd võtame siit selle, paneme siia. Pane siia peale. Paneme soolapipra pärast poole. Võib kohe panna. Paneme pärast poole. Karamelliseeritud sibul, tükeldatud sibul, tavaline sibul ja punane sibul. Siit hakkab asju juhtuma. Oh, ilu.
ilus. Kas see sibul läheb juba siia peale? Juustu ei taha või? Paneme ennem sibul ära. Okei, pane niipidi siis. Nüüd läheb juust. Peidame selle karamelliseeritud sibula siia ära. Paneme siia ka juustu. Nii. Kõigepealt võtame alumise saia. Majonees. Siis sibul. Vegeburger. Mädarõigas. Mis siis läheb? Ei tea. Punane sibul. Mis see muu saabki olla? Pesto. Pesto ka, okei. Tükeldatud sibul. Sibulat igal kujul. Ja nüüd otse loomulikult tõstame peale kõige tähtsam asjaajad, sõbrad. Karamelliseeritud sibulaga veisepihvisid. Aga enne veel tomat. Sa vaid. See ei ole kõige ilusam burger, mis sa kunagi elus näinud oled või? Võib-olla noh. Täitsa lõpp, ma tahaks kohe lüüa hambad sisse. Aga siin on nüüd selline olukord, et need 6 erinevat sibulat tahavad omavahel natuke niimoodi mängelda. Kui sina oled klient, eks ole, siis sa tuled, siis sa küsid selle burgeri ja siis lased inimesel lihtsalt minut aega niimoodi vaadata. Peab natuke ootama, jah? See on valmis küll, aga et maitsed hakkaks tööle, sa pead natuke ootama. Aeg on hakata maitsma. Mina loodan päriselt oma pool burgeriga saada menüüsse. Pool burger täishinnaga. Ai, kui ilus see näeb välja. See kapsas nüüd peaks asendama siis seda krõmpsu sibula olekut. Sa võtsid võib-olla Nils väga selle kuiva nurgatüki. No vaevalt nüüd selles asi oli. On tunda, et väga hea tooraine. Ja just. No ma proovin ise ka ära. Tõesti väga hea tooraine. Mulle tegelikult meeldib. Mulle ka meeldib. Teil on 99% on olemas, teil on 1% puudu. Ja see annab sellele 1%-le 0,1% nagu praegu sellest 1%-st. Kui sa paned selle euro eest müüki, siis inimesed ostavad hulluks ennast. Aga miks ta euro peaks olema? Palju sinu oma on? Minu oma on 19, palun väga. Siin ma näen sibulat juba on vahel korralikult. Ei ole eriti. Siin on mõlema maailma parimad osad. Vegeburger ja veiseburger koos. Kes see sihtgrupp sul on siis nüüd? See ongi kõik inimesed. Nii veget kui lihasööjad. Palun. Kui hea see vegepiff on. Ausalt öeldes väga huvitav kooslus, need 2 maailma ühendada. See on väga hea huvitav kooslus ju. Ei ole üldse maitseb, on ju? Mulle maitseb, täitsa lõpp. Isegi ütlen, et see sibulake praegu niivõrd ei häiri mind siin. Mida oligi vaja tõestada? Seda on hästi vähe ma panin siia 6 erinevat sibulat ja Piret sööb ja kiidab. Ma arvan, et see sibula mittesööjate kokkutulek jääb nüüd ära, sellepärast et liider on eksinud. Ei, tegelikult me võime homseni ka oodata. Pettumus. Kui teil on oma elu kallis ja VLND burgeri käekäik on teile oluline, siis ärge jumala eest seda burgerit mitte kunagi mitte kellelegi müüge, sellepärast, et see on totaalne läbikukkumine. Nils, aga mul on hea uudis ka siia kõrvale. Parem midagi kui mitte midagi. 0,1 juurde on väga hea. See on midagi. Ma arvan, et see võib olla tõesti see Pireti odav burger, ongi selle nimi. Paneme Pireti pool burger. No me peame mõtlema selle peale veel, ma arvan. Olgem ausad, Nils. Ma arvan, et nüüd, mil sa oled eriti minu burgerit maitsnud. Teame, mida mitte teha. Aga õnneks on VLND burgeri enda menüü nii hea, et juba eos ka veel väikeste lisadeta võib tulla juba katsetama, nii et tulge läbi. Tartus, Viljandis ja Tallinnas Balti jaamas on ilusasti need burgerid saadaval kõigile, nii et tulge ja maitske, sellepärast et nali naljaks. Tuhandete burgerite seast valiti nemad just Euroopas 4. ja see on ikkagi võimas asi. Ega mina toitu ära ei vista. Mina ka just väga hea burger, ma söön selle ära. Aitäh. Huvitav on see, et seda burgerit sööd ühtegi Viljandi mälupilti ei teki. Vastupidi, isegi selline tunne nagu Viljandi hakkab hääbuma nagu mälud.